Piparkoogimaania on igal aastal enne jõule avatav kunstinäitus, mis ühendab endas küpsetamise ja kunsti. Sel aastal küpsetatakse näituse tarbeks 300 kilot ainast ning alapealkirjaks on mood. No meil on iga aasta on erinev teema ja tegelikult selle moe teema me juba otsustasime enne eelmise aasta näitust ära ja see tundus, et kuna meil on sünnipäev sel aastal, siis see lihtsalt sobib hästi. Juubeliaastal osaleb näitusel oma töödega 100 andekat autorit erinevatelt loovaladelt. 95% on ikkagi EKA taustaga inimesed, arhitektid, disainerid, keraamikud ja sel aastal oleme kutsunud ka moedisainereid nüüd kätt proovima piparkoogist kunsti luua. Näitus toimub juba 2006. aastast ja sellest on kujunenud üks oodatumaid jõulusündmusi. Nii mõnigi autor osaleb oma töödega juba mitmendat aastat. Mina tegin Piparkoogimaania 15 esikaane voogile. Minu töö on siin. Et see on väike pühendus siis Pellele ja Mari-Liisile, kes on juba 15 aastat seda asja siin vedanud. Et nad said siis lõpuks esikaanele. Piparkoogist kunsti tegemine ei ole kiire protsess. Näiteks voogi esikaane tegemiseks kulus 1,5 nädalat. Selle alla kuulus ka piparkoogi taigna ja maalikihtide katsetamine. Mõni töö oli aga tehniliselt väga keerukas, nagu vaateaknal ilutseva piparkoogi taigna kleidis mannekeen. Oli vaja õhku luua vorm. Siis me tegelikult siis peenest terast traadist lõime sinna alla tegelikult selle esmase vormi ja konstruktsiooni. Ja siis me mõtlesime, mis see kangas võiks ju olla, eks ju, ja siis me leidsime niisuguse metallkanga ja siis me tegelikult nagu niisuguste nagu lakkidega spreitasime teda ja siis samal ajal puistasime nagu piparkoogi seda nagu tolmu sinna peale, et tekiks nagu selline sameti või siidi selline edasiandev, kuidas ta valgusega nagu murdub ja peegeldub. Autorid ning korraldajad tunnevad sel aastal näituse loomisest erilist rõõmu. Esiteks on juubeliaasta ning teiseks soovitakse neil teistsugustel jõuludel tuua inimesteni värve, meelelahutust ning vürtsikat piparkoogi hõngu veelgi enam.